Janku onu pidi nüüd paar päeva kodus istuma ja karvu vaigust puhastama. Siis tuli ta jälle välja ning keksis, nagu poleks midagi juhtunud. Kuid naabrid naersid ja irvitasid. No Janku onu, kuidas selle vaigust nukuga lood olid? Ega see meeldiv olnud. Kord läks ta Mägra emale külla. Sellegi tütred naersid. Janku onu istus rahulikult ja sõnas. Kallis rahvas, rebase onu oli mu isale 30 aastat ratsa hobuseks. Ütles, tõusis, jättis jumalaga ja lahkus auväärsel sammul. Järgmisel päeval juhtus Mägra ema poole rebase onu. Vaevalt oli ta nukust lausunud, kui Janku jutt kõne alla tuli. Ah nii, vihastas rebase onu. Ma panen Janku onu siin samas neid sõnu tagasi võtma. Ja ta läks minema. Läks Janku onu maja juurde. See oli teda oodanud ning ukse sulgenud. Vana rebane koputas. Keegi ei vastanud. Koputas uuesti. Nüüd vastas Janku hädise häälega. Kas sina oled rebase onu? Ole hea, mine arsti järele. Ma sõin hommikul oblikaid ning jäin haigeks. Jookse ruttu. Ma tulin sulle järele, ütleb rebane. Mägra emal on pidu ja sind kästi sinna tuua. Ei, mina ei saa minna, hädaldab Janku onu. Egas kaugele ei tule minna, tõrestib rebase onu. Ei, mina olen nõrk, mina ei jõua. Ma kannan. Kuidas? Käte. Aga kui ma maha kukun? Ei kuku. No olgu siis, aga sa pead mind selga võtma. Hea küll. Aga mul pole sadulat, rebase onu. Küll ma selle toon, Janku onu. Aga kuidas ma suitseid sõidan? Ma muretsen ka suitsed. Aga silmaklapid peavad ka olema. Muidu sa kardad midagi teel ja ma kukun maha. Ma muretsen ka silmaklapid, Janku onu. No, siis on kõik korras, rebase onu. Rebane jooksis kohe rakmeid tooma. Vaevalt sai Janku karvad kammida ja vurrud puhastada, kui rebane juba ukse ees oli. Tuli kaapis käpaga, näris suuraudu just nagu hobune. Janku onu istus sadulasse ja sõit algas. Vana rebane ei näinud silmaklappide tõttu taha. Korraga tundis ta, et Janku onu jala üles tõstab. Mis sa teed? Ma kinnitan sadula rihma. Vähe aja pärast tõstis Janku teise jala üles. Mis sa nüüd teed? Ma kergitan pükse. Kuid samal ajal sidus Janku endale kannused külge. Kui nad Mägra ema majale lähenesid, tahtis rebane peatuda, et Jankut maha lasta. Kuid Janku onu lõi talle kannused külgedesse ja kihutas edasi. Mägra ema istus tütardega lävepakul. Janku onu kihutas neist mööda lasila juurde ja sidus rebase kinni. Siis tuli ta majaliste manu, tervitas kättpidi ja süütas sigari põlema ning lausus muuseas. Ma kõnelesin siin, et rebase onu oli mu isale ratsuks. On teine õige laisaks muutunud, kuid küll ma talle elu sisse ajan. Kõik pahvatasid naerma.